digiehituse tulevikutegija. Nominendid on Gerdo Kütt, Tallinna Tehnikaülikooli magistritöö, hoonete betooni 3D printimise kasutusvõimaluste, eeliste ja piirangute analüüs. Betooni 3D printimine on uus ja kiiresti arenev valdkond. Gerdo kaardistab ja analüüsib hoonete betooni 3D printimise kasutusvõimalusi, eeliseid ja piiranguid, pakkudes muuhulgas välja majaseinte printimise alternatiivsed võimalused, et muuta ehitamise protsess efektiivsemaks. Lõputöö retsensent Aivars Alt leiab, et tänu läbi viidud võrdlusanalüüsile Eestis asuva objekti näitel on pakutud lahendused nii soojatehniliselt kui ka maksumuse osas realistlikud. Žürii hinnangul on lõputöö terviklik ning analüüsib valitud uurimisteemat kriitiliselt. Germo Mägi, Tallinna Ülikool. Hoonete projekteerimise lähteülesande digitaliseerimine. Germo Mägi töö käsitleb hoonete projekteerimise protsessi ühe olulisema infoallika, lähteülesande digitaliseerimist, esitades kontseptsiooni koos andmemudeli ja selgitava kasutaja teekonnaga, mis saab olla tarkvara arendustööde aluseks. Germo töö võtab eesmärgiks viia eelprojekti koostamise jooksul vahetatav info struktureeritud andmeformaati. Täiendavalt tuuakse lõputöös välja erinevad kasutusloo etapid ideest kuni ehitusloa taotluseni. Markus Puidak, Eesti Kunstiakadeemia. Ressursikaitseseadus, raudbetoonkonstruktsiooni peidetud ressurss. Magistritöö eesmärk on vähendada rekonstrueerimise abil hoonete ehituse ning lammutusega kaasnevat keskkonna jalajälge. Töö raames töötab Markus välja ressursikaitseseaduse rekonstrueerimisstrateegia, mille eesmärk on seada linna arengus esikohale keskkond, saavutamaks samaaegselt ressursihoidlikkuse, hea linnaruumi ning ärihuvide vahel hea tasakaal.